palun ka 3 minutit lisaaega. Lugupeetud spiiker ja peaminister, see, mida me siin nüüd nägime täpselt tund aega, oli minu meelest täielik karikatuur. Me küsisime, mida võtab valitsus ette psühholoogilises sõjas Vene propaganda vastu ja viitasime sellele, et siiamaani on valitsus tegelenud mitte päris vaenlase vastu võitlemisega, päris ohtude tõrjumisega, vaid valinud endale palju meeldivama ja mugavama viisi ehk tümitab opositsiooni. Saime praegu just tund aega tõestust ja kinnitust sellele, et peaminister peab seda mõistlikuks tegevuseks ja kavatseb ilmselt jätkata koos oma propagandatalitusega ehk kommunikatsioonibürooga. Kahjuks ei kuulnud isegi pinnimise peale mitte ühtegi sisulist plaani, kuidas ikkagi võidelda reaalse vaenutegevusega propaganda mõttes ja viha õhutamisega Eesti avalikus ruumis. Ma saan aru, et peaminister elab kaasa meie poliitilise kõnetuurile ja tema kiires ajagraafikus ei ole loomulikult tal võimalik ise kohal olla, seda enam, et kohast kohta ju ikkagi jutud korduvad. Aga tõepoolest need pealtkuulajad ja ettekandjad on teil kehvakesed või kannavad ette asju, mida siis soovitakse kuulda ja teada. Me keegi ei varja, meie erakonna jaoks on piirileping Venemaaga asi, mis on täiesti Eestile vaenulik, me seisame sellele vastu. Me oleme korduvalt olnud väga teravalt kriitilised Euroopa Liidu suhtes ja leiame, et kui föderaliseerumine jätkub, kui Kreekale pealemaksmine jätkub, kui massiimmigratsiooni sundkvootidega tegelemine jätkub, siis on Eesti riigil vaja uuesti rahva poole pöörduda küsimusega, kas me sellises liidus soovime edasi olla või mitte. Tõlgendada seda tegevusena Kremli käsilastena on tegelikult lihtsalt pahatahtlik, aga jälle teisest küljest, mida muud meie valitsusel üle jääbki. Me teame, et teistes riikides on palju tõsisemalt tegeletud Vene propagandaga. Ukrainas, Lätis, Leedus on suletud kanaleid, osades kohtades ajutiselt, osades siis põhjalikumalt sellega tegeletud. 21. sajandi e-Eestis ei ole mitte mingi probleem takistada väljaspool Eestit tegutsevate infoportaalide või nii-öelda infoportaalide ligipääsu Eesti internetile. Ei ole mingi probleem kehtestada siseriiklikku regulatsiooni, mis takistab ühte või teist sorti Vene kanalite transleerimist kaabellevis, sest me teame, et kuigi inimesed kasutavad ka satelliite, täiesti absoluutne enamus kasutab kaabellevisid ja tulla rääkima, et valitsusel puudub võimalus kaabellevi firmadele survet avaldada oma kanali valikus, ei ole mitte midagi muud kui selge tõestus sellest, et valitsus lihtsalt ei taha tegeleda selle teemaga. Ei taha või ei saa aru. Küll aga tahab tegeleda siis kõige väiksema fraktsiooni hingeelu analüüsimisega ja selle vastu võitlemisega, mida meie ütleme või arvame. Poliitiline võitlus, okei, me saame sellest kõik aru, aga selle poliitilise võitluse taustaks on siiski väga ähvardav naaber, kes on viimase 10 aasta jooksul mitmeid oma nii-öelda endise mõjuala riike ikkagi saanudki oma mõjualasse uuesti ja ei varja oma soove ja plaane see töö lõpetada ka Baltikumis. Nii et rääkida siin tund aega sellest, kui kohutav on see, kui ei olda nõus ära kinkiva ja ära andva välislepinguga, selle asemel, et tuua meile mingisuguseidki lahendusi viha õhutava, rahvusliku vaenu õhutava propaganda piiramiseks Eestis, mis juba praegu on igapäevane. Veel kord, inimestel tasub ainult korraks lahti lüüa venekeelne Delfi või mõned mitte Eestis tehtavad portaalid ja seal on paragrahvi otsas kinni. Iga päev oleks politseil tööd ja tegemist. Näitab soovimatust selle probleemiga tegeleda ja näitab asendustegevuse soovi. Aitäh! Jaanus Karilaid, palun!